Rimo Hunt 3-1 võit käes, aga täna võib vist tõesti öelda, et oli mäng, mis koosnes kahest täiesti erinevast poolajast. Esimene pooltund eriti oli teie jaoks väga hea ja teine poolaeg mitte nii väga. Kuidas sa kokku võtad selle mängu? Olen täiesti nõus, et tegelikult teine kodumäng juba, kus esimene poolaeg tuleme hea kontsentratsiooniga peale ja realiseerimine kõik õnnestub ja teine poolaeg tõesti nagu meeskond ei suuda ennast kokku võtta psühholoogiliselt ja mäng laguneb kuskilt otsast täitsa ära, et olen täiesti nõus, et teine poolaeg oli katastroof, mänguga üldises plaanis rahule jääda kindlasti ei saa, aga 3 punkti ikkagi on käes ja sellega võib kindlasti rahul olla. Noh, kui nüüd positiivsest rääkida, siis sul endal ikkagi täna jälle 2 golli kirjas. Räägi see esimene lahti natukene, see tuli vist, kas sulle endale ka väikese üllatusena, et sellise nurga alt saab ka ära lüüa? Sellise nurga alt saab ära lüüa, aga olgem ausad, et tegelikult hästi äärest murdsin läbi ja tegelikult tahtsin passi panna, aga läks natukene üle jala, et oli siuke õnnelik juhus, et ka selliseid teinekord juhtub. Aga sellest teine oli juba väga ilus peaga, nii et ja veel sööd ka ja tegelikult oli meil võimalusi veel, oleks meeskonnakaaslased vähe rohkem olnud abivalmis, oleks küll kõrval lükanud, oleks saanud ka veel ätriki kirja, aga see selleks. Sul sel ajal 1 juba on, nii et üldse tundub, et isiklikus plaanis sul on hooaeg hästi alanud ja teil ründes ka. Kui asjad jooksevad, siis nad jooksevad päris hästi tegelikult. Jah, et tegelikult see aasta meil on siuke natuke teistsugusem mänguplaan. Võib-olla selline rohkem, mis sobib minu stiiliga paremini, et see on kohe näha, et kui väravat ei tule, siis võimalusi on ja neid saab alati ise ka loodud, nii et selles plaanis meil on sümbioos ja siuke kokkumäng paistab sujuvat ja läheb loodetavasti ainult paremaks. Olgu, aitäh sulle ja jõudu!